Tervist, tervist, kanali jälgijad ja tellijad ja suured tänud teile, kallid klubilised. Täna siis puudutan sellist teemat nagu Pythagorase ruutu. Te vaatasite kindlasti seda videot, kus ma rääkisin siis, kellel on need rikkaks saamise numbrid ja seal siis tegime rahatähega sellise väikse rituaali ja Ford on siis teinud seda aastaid. Ja nüüd siis tuli mul tagasisidet hästi kihvtilt, et see ei ole Fordi ruut, et see ei olegi Fordi ruut. Et see oli hästi kihvt, aitäh teile, et reageerisite. See on tegelikult Pythagorase ruut ja Pythagorase ruutusid on ka tegelikult päris mitut versiooni juba. Et originaalis tegelikult arutatakse seda hoopis teistmoodi, aga siis nii nagu ma ütlen, et numeroloogia koolkondasid on erinevaid. Ja täna, millest ma tulen rääkima, siis on ka seesama Pythagorase ruut, aga lihtsamas versioonis ja see töötab väga hästi. Selles suhtes, et Pythagoras, kes ta üldse on, ta on filosoof ja matemaatik ja tema kaudu on see numeroloogia üldse selle alguse saanud ja ja see on hästi huvitav selles suhtes, et seda iga õpetaja, iga õppija teeb siis nagu oma käekirja järgi, kuidas tal siis seda mugavam on. Aga kõik teed viivad selles suhtes Rooma. Ükskõik, mis tehnikat te ka ei kasuta, mis tehnikat te ka järgi ei tee, siis tegelikult kõik need numbrid räägivad alati teist. Ja mis on siis Pythagorase ruut? See on selline nagu trips-traps-trull, et tehakse ta ruudustikuna ja siis tripsats-rullis on siis rist ja null, eks ju, kes kuhu saab selle, siis tõmbab kriipsu ja see on selline 9 lahtriga maatriks ehk siis 3 × 3, mis täidetakse siis arvudega ühest 9-ni. Ja neid on siis jah, mitut varianti. Klassikaline on siis selline, ma tegin teile ka siia natukene muid asju ka siin kirjutatud, mida ma tulen teile näitama, siis klassikaline on ta selline, aga on täiesti ka niimoodi, et ülevalt alla 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selliseid variante on olemas. Ja selline alternatiivne, mida siis kasutatakse, mis on ka selline minu jaoks suht loogiline, mis mulle endal meeldib ka kasutada, ma kasutan tegelikult harva seda, aga täna ma tahan sellest videost teile rohkem sellest rääkida, siis mina kasutan selle sellise tehnikaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et saad endale siis selle ka juba üles joonistada. Et pane kasvõi pausile see vahepeal, et tegelikult vahet pole, kuidas sa seda kirjutad. Põhimõte nüüd selle videoga on siis see, et vaatame läbi need numbrid, et milliseid numbreid sul on siis rohkem. Ja näitan uuesti, siis minu number, no ma olen sündinud siis 16.03.1978 ja siis mina tegin nüüd niimoodi, et no siit hakkad järjest minema, on ju 1, 6, panin 1, panin 6, mul ei ole näiteks 2, mul ei ole 4, mul ei ole 5, siis panin 7, 8, 9. Et siis need miljonäri numbrid, mis on, siis need olid seal 7, 8, 9, aga ega numbrid numbriteks, aga kui sa nendega tööd ei tee, ega siis nad lihtsalt sulle miljonit tuppa ei too. Et seal oli siis, noh, minul on täpselt siin huvitavalt veel 2 koodi, nii et see on nagu üks versioon, kuidas endast teada saada, aga see on hästi huvitav. Et nüüd vaatame siis järjest neid numbreid. Tee siis endale ka see ülesse, pane siis topi peale kasvõi ja tee endal ka see oma ruut. Ma loodan, et sa said väga hästi aru. Sest mul tuleb 2 ühte näiteks, on ju, 1 tuleb siit ja 1 tuleb siit. Ja nulli me ei märgi siis siia. Ma hakkan siis teile ette rääkima, lugema, seletama, mis asjad siis on need numbrid. Ehk siis kõigepealt räägime siis ühtedest. Üks on siis üleüldse tegelikult, see on nii huvitav, selles suhtes ma olen rääkinud inimestest, kes on sündinud vaata esimesel päeval. Ja kui teil on veel ühtsid ka palju, noh, ma vaatan jälle oma seda, on ju, no ma panen ta siis vahepeal niimoodi. Aga tegelikult ma ei pane. No selles suhtes süsteem on siin niimoodi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja ta. Nonii, kellel on siis number 1, et number 1 on siis selline tahtetuli või selline tuleenergia, et kui palju siis tahad ja see esindab, kui tugevalt inimene suudab siis öelda, et mina ruudus, mina kuubis, mida iganes. ja, ja see number näitab siis sellist otsustavust, enesekindlust ja enesekehtestamise võimet.
ja aga ka isiklikku suveräänsust. Suveräänsust, et siis selles suhtes, et mina ütlen, et number üks on selline läbi seinte mineja. Et ma ütlen, et peaaegu kõigil siis, kes on, ütleme, sündinud seal 1900 kuni 2000-ni, siis kõigil on vähemalt üks olemas. Ja see üks on nagu inimese selline sisemine mootor. Ja kui see on selline tasakaalus, siis suudab inimene öelda, et ma tean, mida ma tahan ja ma lähen selle poole. Ja kui üht-teist on liiga palju, siis ta võib suruda teiste tahet alla. Ja kui on liiga vähe, siis inimene elab rohkem teiste tahtmiste järgi. Aga vaatame siis, kui on üks kord ühte, siis inimesel on olemas tahtejõud, kui ta vajab tuge või kinnitust. Ja ta võib tegutseda hästi tuttavas keskkonnas, aga karta teha suuri samme. Aga kui tal on kaks ühte, nii nagu minul, siis on terviklik mina, siis on väga hästi arenenud ja inimene suudab jääda endaks isegi surve all. ma vaatan oma ühtesid ja mõtlen, et ai kurja, et iga kord see küll niimoodi ei lähe. ma ütleks, mida vanemaks, seda rohkem see tööle hakkab. noorena küll ei töötanud, vähemalt minu puhul nüüd. kommenteerige ka, kellel on kaks kahte, et kuidas teie puhul see töötab. nii, kellel on kolm korda ühtesid, siis väga tugev ego ja liidriomadused. ja selline inimene ei oota luba, ta alustab, juhib ja viib ellu. ja kellel on neli korda või siis rohkem, siis kalduvus autoritaarsusele, ainuõigusele teele, ainuõigele teele, sorry. ja võib-olla selline kangekaelne ja ignoreerida teisi, ehk siis see minu mina on nagu väga-väga kõrge. ja, aga kellel siis ei ole üldse ühtesid? see võib nüüd olla nendel inimestel, vaata, kes on sündinud seal 2000 on ju edasi, siis võib esineda sellist otsustamatust, alistumist, enesekaotamise energiat suhetes, ükskõik millistes suhetes. ja, ja siin näitena näiteks see, et kui inimene, kes jääb abiellu või siis tööle kinni nagu ainult seetõttu, et kardab öelda ei, siis ja see ei tee teda siis õnnelikuks. ja soovitused sulle siis, et praktiseeri seda ja ei ütlemist ja vastavalt oma tundele ja vali iga päev üks asi, mille otsustad siis päris ise, kasvõi mida lõunaks sööd, mida lõunaks jood, mis hommikusööks sa tahad. ja, ja kirjuta kasvõi endale selline mantra, et minu tahe on püha ja ma austan oma valikuid. vot selline lugu ühtedega, väga lihtne. siin videos ma ei tule mitte midagi keeruliselt rääkima teile, selles suhtes, et see on nii lihtne. ja kes on siin kanalil väga kaua olnud, siis on kõik selline väga arusaadav. nii, lähme edasi number kahte. ehk siis minu näite puhul seda ei ole. vaatame, mis tähendab, kui kahte ei ole. aga kõigepealt siis number kaks on selline vaikne sisemine hääl ja see on tundlikkus, millega tajume siis inimesi, olukordi ja isegi nähtamatut. ja see on selline tugev intuitsioon, empaatia ja energeetiline kuulamine. selles suhtes, et sa, nagu ma räägin edukuse koodi puhul ka, kui on number kahed, siis sul on nagu natukene teistsugune nagu maailmatunnetus. ja kui näiteks number üks on selline, et mina tahan, siis number kaks on, et ma tunnen. ja kaks on alati seotud siis tasakaalu, suhte ja peegeldusega. ja see inimene tunnetab, mida teised tunnevad. ja sageli enne, kui keegi midagi sihuke ütleb, et tugeva kahega inimesed võivad olla loomulikult sellised ravitsejad, nõustajad või siis psühholoogid, kunstnikud, kellel on siis siin selles ruudus palju kahtesid, siis siin lahtis palju kahtesid. ja tähendus siis, kui on kahtesid näiteks üks, siis intuitsioon on olemas, kuid ta vajab pikkused, natukene tuge ja inimene võib sageli siis kahelda oma tunnetes. ja kui kahtesid on kaks korda, siis tasakaalus tundlikkus ehk siis oskad seda nagu kontrollida ja oskad kuulata nii ennast kui ka teisi. ja kui neid on kolm korda, siis oled väga tundlik ja sageli peetakse sind võib-olla kas selgeltnägijaks või selgelt tajujaks. ja kui sul on kahtesid neli korda või rohkem, siis sa oled väga-väga tundlik ja sa võid väga lihtsalt võtta üle siis teiste emotsioonid, teiste tunded, siis ma arvan ka haigused ja sa vajad rohkem sellist piire ja maandamist. aga kui number kahte üldse ei ole, ehk siis minul teda ei ole,
ja siis justkui puudub siis see ühendus oma sisemise kompassiga. elad pigem siis loogika ja mõistuse järgi. emotsioonid on kauged. No ma ei ütleks nii enda puhul, no tegelikult teate mis, et kõik numbrid on mitte siis see ei ole nagu puust või reeglist, sellepärast et mingid teised numbrid jälle annavad selle sulle juurde. Ma räägin endale nagu lohutuseks praegu teie kuuldes. aga okei, räägime ikkagi kahest jah. et siis emotsioonid võivad olla kauged ja noh, näiteks on see, et inimene, kes teeb kõik õigesti, aga tunneb, et elu on tühi ja tähenduseta ja samas see, et ta nagu võib ohverdada ennast rohkem teiste hüvanguks. ja näiteks soovitused on siis vaikuses viibimine, meditatsioonid ja küsida ka iseendalt, et mida ma tunnen ja mida see olukord mulle tegelikult ütleb. ja õpi kuulama kehakeelt ja peeneid signaale. ja kaks räägib siis justkui nagu sosinal, mitte karjudes, ehk siis see tähendab seda, et teate, mul tuleb vägisi praegu selline üks lugu meelde, ma pean selle teiega jagama. kunagi, noh, ma olen oma kehaga hästi palju tegelenud või siis toitumisega, ütleme siis niimoodi, no kuna mul kaks puudub, siis ma räägingi selle koha pealt. siis üks toitumisspetsialist ütles niimoodi, et kui sa sööd, siis tegelikult keha annab sulle mingi signaali, ta ütleb vaikselt sosistades, nii nagu ma praegu rääkisin teile siin ka, number kaks, kui puudub. ta sosistab sulle ja annab mingi nagu selline, mingi kliks käib ära kõhus, et kõht on täis. aga tihtipeale inimesed ei kuule seda. no vot, minul on number kaks on ja ma pean kogu aeg tunnetama seda, millal ta sosistab mulle. täna ta sosistas ja võtsin kohe kinni panen ka kommentaari siia. nii, number kolm. ja number kolm on selline keha mootor ehk siis elujõud. ja kui number üks oli selline sisemine mootor, siis see on selline nagu kehamootor ja see näitab, kui palju sul on füüsilist energiat ja kui aktiivne sa oled ja kui kiiresti sa taastud. ja kolm on ka loominguline liikumine. et kui sul on kolmesid palju, siis sa võib-olla armastad sellist ka sportimist, tantsu või lihtsalt aktiivset tegevust. käeline tegevus ka sobib sinna väga hästi. ja näiteks, kui seda ei ole absoluutselt, siis elu võib tunduda selline väsitav või siis, kui sul on kolm olemas, aga ta on miinuses, sest igal numbril on hea ja see nõrgem pool, eks ju, siis millises energias ta sul just on. et siis võid tunda nagu sellist, issand, kuidas tuul, mitte tuul tuiskab, aga lumi tuiskab, vabandust pidin selle teile ära ütlema, aknas kohe sinna täiesti valge. no vot, ehk siis kui sul see kolme energia on nagu vähe, siis on selline, et kogu aeg tahaks nagu magada. aga kui on liiga kõrge, siis on seda, et sa oled nagu tohutult selline hüperenergiline ja see vajab pigem sellist natukene maandamist. nii, minul on ta täiesti olemas, mul on üks kord ja tähendused siis, kui sul on üks kord seda number kolme, siis sul on piisavalt energiat, kuid kipud kiiresti nagu ammenduma ja ära väsima ka selles suhtes, et sa vajad siis nagu rohkem puhkust ja teadlikku sellist enesehoidu. ja kui sul on kaks korda, siis sul on väga hea energia ja suudad tulla siis toime igapäevaste toimingutega, igapäevase koormusega. kui sul on kolm korda, siis sa oled väga-väga aktiivne ja selline väga hea võimekus näiteks spordi tegemises ja väga kiiresti oskad ka ennast nagu taastada. ja kui on neli korda ja rohkem, siis see viitab juba hüperaktiivsusele, vajad väga palju liikumist, väga palju tegemist ja sellised, teate, nagu sipelgad püksis. see, et sul tekib enda sees nagu selline seesmine pinge. aga kui puudub number kolm näiteks, kommenteeri ka siia, et kas sul on, kui palju sul neid on. kui puudub, siis võib olla selline väsimus, apaatsus, energiapuudus, ei ole tahtmist liigutada ja võtad elu nagu sellise nagu zen seisus olukorras. ja näiteks siis see ka, et kui sul ei ole nagu mingit vaimset potentsiaali, see tähendab, vabandust, kui sul on selline nagu vaimne potentsiaal, aga sul justkui nagu, sa nagu tahad südamest, aga no täna ei viitsi, siis jälle nagu tahaks, aga jälle nagu ei viitsi. et siis siin ei ole midagi muud siis kui hakata nagu iseennast nagu sundima tegema mingisuguseid asju. ehk siis soovituslik on siis pisikesed sammud, et kas kuskil kõndimas käia, mingeid venitusi teha, väiksed trennid, kas kodus või mida iganes. ehk siis sa pead nagu
iseennast sundima samm-sammult tegema mingeid protsesse. nii, kui sul on number 4, no õigemini number 4-st siis räägin, mul ei ole, mul on tühi. Number 4 on seotud siis maaläheduse, järjepidevuse ja kohusetundega. See on hästi selline tugev struktuur ja praktilisus ja distsipliin. Ja see viitab siis sellele, et inimene suudab ehitada, pidada plaane, lõpetada asju, mille ta alustas. Ja see 4 on nagu justkui selline nagu vundament ja see on hästi tugev. Ja selle peale saab nagu ehitada. no kuidas ma ütlen, tegelikult sinu sünnipäevas, kui sisaldub number 4, see tähendab, et sul on väga tugev selline töökuse energia. Ja sa oskad korraldada elu, ehk siis nii töö kui rahaasjades, kui elukoha või siis üldse oma aja planeerimises ja nii edasi. ehk siis, kui sul on number 4 siis üks kord näiteks seal, siis sul on nagu justkui see alge olemas, see distsipliin, süsteemsus ja kõik muud, aga see vajab nagu selles suhtes nagu tööd. sõltub jälle, mis keskkond sul ümber on, siis see võib nagu väga selliseks hägusaks muutuda, et sa nagu lihtsalt ei jõua, ramm saab otsa. kui seda on näiteks 2 korda. Sorry, ma ei tea, kui hästi koera hääled läbi tulevad. tuul on nii kõva lihtsalt, mingi asi pamahtas ja siis nad arvavad, et nad peavad haukuma. nii, sorry, kui kuulete nüüd hääli läbi kogemata. ja, et kui sul on siis 2 korda, siis sa suudad väga hästi hoida süsteemsust, rutiini ja väga hea tööeetika. kui sul on 3 korda, siis sa armastad korda ja süsteemi. isegi selline kodu koristamine on sulle selline väga süsteemselt üles loodud. ja kui on 4 korda või siis rohkem, siis sa oled hästi selline kontrollifriik ja sul võib olla sellist, ütleme, kontrollimist, kontrollivust, paindlikkust ei ole praktiliselt, ei taha olla paindlik, et ja oled selline hästi tugev perfektsionist. aga kui 4 puudub, siis elu võib olla kaootiline, no näiteks nagu minul et toimetulek on ajutine ja juhuslik, no näete, nüüd ma räägin teile kõik välja. jube piinlik, jube piinlik. ja näiteks näide, kui sul 4 ei ole, et inimene, kes alustab pidevalt projekti, aga ei lõpeta midagi või unustab kohtumise, kaotab võtmed ja nii edasi. noh, jah, soovitus on siis loo lihtne päevakava ja tee mingeid selliseid, alusta väikestest rutiinidest, ehk siis kasvõi see, et voodi tuleb ära teha ja mingid muud asjad. et issand, kui õudne Te näete, nüüd te saate minust kõik teada selles suhtes, et see, mida mina teen, siis mina elan distsipliini järgi, ma ise loon endale süsteemi ja nii nagu ma olen öelnud, et siis mina panen endale üles kõik need, mida ma pean siis tegema järgmistel päevadel. ma tunnetan, et muidu ma lähen hästi laialivalguvaks ja ma saan nüüd väga hästi aru, seepärast et mul 4 puudub, ma pean tegema. aga mul muidugi on olemas ka number 8, nii et ma pärast räägin sellest, et teatud numbrid ikkagi annavad sulle seda, kui sul isegi 4 ei ole. ma kohe nagu lohutan teid kõiki nüüd sellega. nii, aga lähme vaatame siis number 5. no nii, number 5, siis see on seotud väga tugevalt siis suhtlemisega, kohanemisega ja loovusega. minul siis jälle, ma vaatan oma kaarte, mul 5 puudub. ja pane kommentaari, kas sul on 5 ja kui palju sul 5 on, kas puudub ka nagu mul näiteks. ja number 5 on siis seotud sellise nagu sõnumi viimisega, toomisega, rääkimisega ja see on selline sõnaline väljendus. ja liikuvus, huumor, veetlus, suhtlemine, aktiivsus ja number 5 omanikul siis, kellel on seal selles ruudus, on väga hea kohanemisoskus, väga hea kohaneja ja elab kiiresti, dünaamiliselt ja armastab inimesi, infot, liikumist, kõik, mis on selline purr-purr-purr tegemisega. ja see on selline hästi voolava energiaga, avatud inimene, karismaatiline. ja kui muidugi seda energiat või viisi on siis liiga palju, siis võib muutuda inimene liiga pealiskaudseks. ja kui on näiteks vähe või siis ei ole üldse, siis võib olla ka aeg-ajalt suletud. aga vaatame siis, kellel on siis üks kord, siis inimene on avatud, kuid vajab aega võib-olla soojenemiseks natukene. kui on näiteks 2 korda seda number 5, siis on väga hea suhtleja, osav kuulaja, rääkija. ja kui on näiteks 3 korda, siis on väga sotsiaalne ja võimalik, et meeldib ka selline meediatöö, organiseerimine, müügiga seotud loovus, kirjutamine, mida iganes. kui on 4 korda rohkem, siis võib-olla räägib palju
aga võib-olla teeb vähem ja vahel ka võib-olla selline manipuleeriv suhtlemistes, omakasupüüdlik. ja kui puudub, nii nagu minul näiteks, siis on keeruline võib-olla oma mõtteid väljendada ja ütleme siis niimoodi, et teistel on keeruline temast aru saada. ja sellel inimesel võib siis tunduda, et justkui teised ei saa temast õigesti aru või ei saa tast hästi aru. aga see siis teised võib-olla ei ütle talle ka nagu seda välja. ehk siis, kui te tunnete, et ma siin ütlen midagi, millest aru ei saa, siis kohe kommenteerige ka. ja aitäh teile, kes te olete ka mulle kommenteerinud. mul 5 puudub, näed, mis sa teed? okei, tegelikult see on jälle selline koht, kui sul puudub see number, siis sa saad seda ise arendada. ja soovitus on siis see, et kirjuta oma mõtteid ülesse, kas siis päevikut kirjutada või mingit harjutada näiteks vestlemist, rääkimist rohkem ja nii edasi. ehk siis, kui sul on see number 5 olemas seal või sul ei ole number 5, mul on selline tunne, kas ma ütlesin vahepeal number 6 või? no vahet pole, number 5-st on praegu kõik jutt. ehk siis kommenteerige siia alla. Lähme siis edasi, number 6, mul on üks kord number 6 olemas ja kirjuta ka kommentaari, palju sul neid on. ja see on selline nagu pere ja hoolimine, vastutus ja number 6 on armastusega seotud number, nii nagu ma olen öelnud, see on selline kaitsmine, toetamine, hoolimine ja see on hästi seotud siis perega, emalikkusega, armastusega. noh, ütleme siis, kui sa oled mees on ja sul on kuusi palju, siis see on nagu ka ikkagi nagu, ma ikka tahan ütelda väga, et sa oled nagu selline nagu noh, ütleme isaliku armastusega nagu hoiad kogu seda peret. ma ei tea, miks mul on kohe nagu selline suur käsi tuli kohe ette. ja ta on hästi selline pigem siis südamlik ja võtab kõik südame tsakra kaudu. ja number 6, kellel on olemas, siis on hästi südamlik, hooliv ja selline psühholoogiline, terapeutiline. näete, mul ei ole number 2, on ju, siis ma ütleksin, 2 ja 6 on hästi sarnased oma energia poolest. noh, väikse nüansiga muidugi, aga siiski. nii, aga kui sul on üks kord, siis tunneb kohustust ja hoolib, aga ei kao teistesse ära. kui sul on 2 korda, siis sa oled väga hooliv ja usaldusväärne ja sul on väga olulised siis need peresidemed ja harmoonia ja võid kergelt ära kaduda selles suhtes, et ennast paned tahaplaanile, teised on olulisemad. ja siis kui sul on see number 6, siis 3 korda, siis sa oled selline, kes kipub siis võtma rohkem teiste muresid enda kanda ja sa oled nagu üliarmastav ja ülitoetav. seda siis muidugi nagu pigem enda arvelt. ja kui sul on 4 korda rohkem, siis sa oled täielik selline eneseohverdaja ja võid olla siis kas kaassõltuvuses ja sul on justkui kogu aeg tunne, et sa pead olema vajalik, muidu sa ei oska nagu olla. ja kui sul puudub, siis on see lugu, et võib-olla sa kaugened oma perest, võib-olla sellest perest, kus sa siis oled pärit. või siis on see, et orienteerutud rohkem siis tööle kui pereväärtustele ja sul on keeruline iseenda eest hoolitseda, teiste eest hoolitseda, sul nagu lihtsalt see nagu soon puudub. ja näitena siis näiteks see, et sul võib-olla puudub selline sügav side lähedastega ja sa ei tunne nagu kohustust panustada sellesse, et siis need suhted oleksid head. et see ei tähenda head ega halba selles suhtes, et aga soovitus sulle, et väikeste tegude kaudu arendada hoolivust, kasvõi siis võtta endale lemmikloom, kelle eest sa saaksid hoolitseda, ehk siis saaksid tunda seda armastuse tunnet. nii, kommenteeri siis, kuidas sul nende kuutega on. aga vaata, mis number 7. number 7 on selline tugev intuitsioon, enda sisse vaatamine, vaimsus, analüüsimine ja see on selline filosoofiline ja vaimse sügavuse mõistmine. ja 7 energia on suunatud siis rohkem sinna sissepoole, nii nagu ma ütlesin, ja see on pigem selline nagu mõtleja, uurija, otsija, keegi, kes ei lepi justkui pealiskaudsusega. ehk siis, kui sul on selline number olemas, siis saad jällegi kommenteerida, palju sul neid on ja vaatame. siis 7 on just selle vaimse ärkamisega väga tugevalt seotud ja selle vaimse tähenduse otsimisega ka seotud. ja kui sul on see number tugevalt esindatud, siis sa kipud rohkem nagu sinna üksinda olemisse.
ja võib-olla siis sügavalt mõtestamisesse ja otsid rohkem seda nagu põhjust. ja see on selline nagu eraku arheotüüp. aga see ei tähenda seda, et ta on üksildane, vaid rohkem sa oled oma mõistuses kinni ja siis kuulad kogu aeg oma seda sisemist häält. Aga see ei tähenda seda, et sa oled hull. kindlasti mitte. nii, aga kui sul on siis ükskord, minul on ta ükskord esindatud, siis see tähendab seda, et sul on sügavam huvi mõtte vastu ja ja sa sukeldud sinna ka vaimsusesse, aga siis natukene nagu nokatäie või kuidagi niimoodi. ja sa mõistad väga hästi ja tunnetad teiste motiive ja sul meeldib tunnetada ja mängida nende mõtetega. noh, ütleksin siis niimoodi, et see number kindlasti aitas minul väga tugevalt sukelduda sinna numeroloogia maailma. ja mind on näiteks vaimsus kogu aeg tõmmanud. aga ma räägin siis praegu ainult siis sellest ruudusüsteemist, eks ju. ma juba hakkasin, ma ikkagi natukene siin tahan juurde lisada selles suhtes, et vaadake, see ruut näitab nagu sellise üleüldise süsteemi sul ära, mis sul puudub, seda sa saad ise juurde arendada. ja siis see, et see, mida sul on, siis seda sa saad nagu tunnetada, et kuidas see sinul töötab. seepärast, et siin hästi palju mängib ka juurde siis vaadake see edukuse kood, mis te olete siin kanalil juba olles ära õppinud, siis edukuse koodi saab siis ka koduleheküljelt, see numbritekeel.ee. Scrollite sinna alla lõppu, siis saate oma edukuse koodi. kusjuures edukuse koodiga ka samamoodi, et sa võid vaadata seda edukuse koodi, mis koosneb 5 numbrist ja sedasama Pythagorase ruudu neid tähendusi nüüd vaadata, et kui sul näiteks kahtesid seal ei ole või siis ei ole näiteks 5 või ei ole 6 või nii edasi. vaata siis ka, mis asi, mida see nagu sul peaks tähendama. et jah, ja siis elude number muidugi väga oluline, kõik asjad on väga olulised, aga me räägime lihtsalt sellest ruudust. nii, ei tea, miks ma seda praegu ütelda tahtsin, lihtsalt see pidi praegu välja tulema. Nonii, kui sul on 7 2 korda, siis see viitab sellele, et sa oled väga tugevalt selline sisemise tarkuse otsija, sul on väga hea võime analüüsida elu peenemaid kihte ja sind väga tõmbab psühholoogia, filosoofia ja sellised erinevad vaimsed praktikad. kui sul on 3 korda, siis sa oled selline pigem sügava mõistmise ja vaimsuse kandja. võid olla siis selline vaimne õpetaja, nõustaja, mõttejuht, võib-olla ka selline, ma ei tea, füüsikaõpetaja, ajalooõpetaja, mingi selline. ja sa vajad üsna palju sellist üksi olemise aega. aga kui sul on 74 või rohkem, sa võid olla arvatavasti loomu poolest selline pigem eraklik ja sa oled rohkem oma mõtetega siin peas, et sul on nagu tohutult palju seda mõttesüsteemi kogu aeg. ja pigem oled kaldunud siis vaimsesse maailma ja selline maine maailm on sul pigem siis ütleme noh, mõtetes, aga mitte nagu tegevustes. nii, aga kui sinul 7 puudub, siis mõtlemine võib jääda pealiskaudseks ja sa võib-olla ei ole üldse huvitatud selliste küsimuste kohta nagu miks see nii on või miks see nii juhtus või miks see nii tuleb või on, mida iganes, sellised miks küsimused sul puutuvad. ja elu nagu justkui on sul pigem selline mehaaniline. seepärast 7 on hästi selline intuitsiooni number ka. ja ta pigem võib olla siis see inimene, kellel 7 puudub, selline pigem mehaaniline. lihtsalt ta teeb asjad ära, aga teda nagu üldse ei huvita, noh, miks seda tegema peab. ja eluliselt siis võib jääda nagu selles suhtes nagu korduvatesse mustritesse. seepärast, et ta nagu ei ole huvitatud, miks see niimoodi nagu on, et on nagu on. ja siis soovitused sulle on see, et kirjutada üles näiteks oma elusündmused, mis sul on elus olnud või siis kirjutada nagu justkui päeviku moodi või lihtsalt kirjutad üles, et nüüd juhtus nagu selline asi, on ju. ja natuke nagu ise arutada, natuke nagu punnitada siis seda, et sa arutad seda, et miks see selline asi on olnud, et mida sa sellest nagu õppisid. ja soovitus on ka see, et harjuta näiteks meditatsiooni ja ka looduses viibimist, linnulaulu kuulamist ja, ja kui lugemine meeldib, siis selliseid vaimseid filosoofilisi raamatuid veidikene proovida lugeda.
kirjuta, kuidas sul seitsmed töötavad, kui sul on seitsmed ja kuidas töötab energia siis, kui seitset ei ole. Oleks väga lahe kuulata ja teie ka kõik, kes te seal käite kommenteerimas, käige kuulake ka teiste või lugege kõigi teiste kommentaare ja kirjutage sinna ka juurde, nii et seal saab väga mõnusa sellise vestluse luua. nii, aga number 8. number 8, siis ma alati räägin, et see on raha ja karma number ja see on selline, kui sul on sünnipäevas ta kuskil figureerib ja siin olemas, minul ta on siin olemas ja see on seotud siis materiaalse maailma mõistmise, juhtimise ja ettevõtlikkusega ja ka selline energeetiline vahetus. ja see muidugi vajab ka sellist vastutust, struktuuri ja ja kui sul on näiteks 4 ka veel olemas, siis see number 4 nagu loob struktuuri ja 8 juhib seda struktuuri. Ehk siis on nagu eriti super luks, kui sul on see 4 ja 8. Käige vaadake seda miljonäri videot ka, siis seal on üldse nagu huvitavad lähenemised nendele. Ja karma on siis selline, karma, 8 on selline karma ja tasakaalu arv, number siis ja see näitab, kui hästi inimene tuleb toime siis vastutusega, otsustamisega ja oma eluga üleüldse ja kui 8 on tugev ehk siis palju on neid seal sinu selles ruudus, siis sul on väga-väga tugev potentsiaal juhtida ja siis olla meeskonnatöös vedavas positsioonil ja üldse ühiskonnas nähtaval. ja see muidugi nõuab ka sellist väga tugevat juhtimisoskuste vastutuse võtmist. kui sul on siis ükskord siis see viitab sellele, et sa oskad majandada rahaga ja täita kohustusi, kuid ei pruugi olla ambitsioonikas. ja kui sul on 2 korda 8, siis sa oled võimeline juhtima projekte, korraldama, vastutama ja sobib ettevõtlusesse või juhtivale kohale. ehk siis, kui sa oled oma ettevõtte juht või kui sul on 8 2 korda. kui on 3 korda, siis sa oled väga-väga tugeva ärivaistuga ja sa oled materiaalses maailmas väga edukas ja raha tuleb sulle oskuslikult ja see võib ka siis toetada ka teisi. eks olekski vaja seda nagu panna nagu keerdkäiku, issand, ma ei oska ütelda, kasutusse, jah, okei okay. nii, kui on 4 korda või rohkem, siis sul võib olla üsna suur risk selle raha tagaajamise suhtes. eks sul on ainult kinnisidee, kuidas rikkaks saada ja muutud võib-olla rohkem selliseks materialistlikumaks kui siis see, et nagu stabiilseks või vaimne ja materiaalsus, see tasakaal nagu kaob väga kergesti ära. ja oht on siis muutuda jah, raha ja töösõltlaseks ehk siis selline, issand, töönarkomaania äkki või, kas on selle asja nimi niimoodi? ja võib kaduda ka see elu nagu sügavam mõte ehk siis, aga kui sul 8 üldse puudub, siis võib tekkida raskusi rahaga või suhetes töö ja vastutusega ja mõnedel juhtudel ei tunne üldse, kuhu raha või siis positsiooni, huvi siis raha või positsiooni vastu. või siis on see, et las see töökoht läks, vaata, et üldse nagu ei huvita sellised asjad. ja võib-olla siis oled veel kasutanud ka sellist sõna, et mind raha ei huvita, et raha tuleb ja läheb aga samas võib-olla elad puuduses ja võib-olla ka sõltud teistest inimestest. ja soovitused sulle siis see, et tee endale eelarve ja õpi teadlikumalt kulutama ja väärtustama raha energiat, sest tegelikult raha armastab meid ja noh, muidugi kõik armastavad raha, ütleme siis niimoodi, aga see on kõik puhas energia, see tuleb lihtsalt tasakaalu kuidagi saada. ja muidugi siin aitab väga hästi see, et kui sa tead, mis on sinu elu missioon ja kõik, et see ka see, et kes sa oled, et siis kõik annab rekullida, ütleme siis niimoodi. nii, kui sul on 8, siis kommenteeri, kui sul ei ole 8 või kui sul on 1 kord, 2 kord, mida iganes, kommenteeri. ja üks soovitus veel tegelikult number 8-tele, mitte 8-tele, nendele just, kellel number 8 ei ole. et kui sa otsid tööd või sul on töö, siis vaata, kas see on selline, mis nagu soojendab su südant. et ei tohiks minna tööle sellepärast, et nagu raha taga ajada, mitte ainult sissetuleku pärast. kui on vähegi võimalik, siis vaata, et see nagu toidaks sinu südant, siis tuleb see raha sulle ka lihtsamalt. see soovitus on nüüd nendele, kellel ei ole seda number 8 seal. nii, number 9. see on siis selline hästi vaimne number ja see muidugi annab sellist intellektuaalsust, teadmist, mõistmist ja ka mälu.
ja see esindab siis sellist väga vaimset tasandit. ja see on selline nagu vaimse koolkonna õppur või siis õpetaja või keegi, kes püüab mõista maailma nii teadmiste kui ka kogemuste kaudu. ja number 9 on siis vaadake sellest 1-9 see viimane number ja 9 minu meelest alati, noh, kas alati, aga siis ta sisaldab kõiki eelnevate numbrite seda energiat 10% umbes. No vot, ja number 9 viitab ka seda, et see on nagu tsükli lõpp ja ka tarkus ja oskamine, teadmine, kui seda siis kasutatakse teadlikult ja see number 9 annab sellise suure mõistmise ja soovi õpetada ja jagada. ehk siis, kui sul on 9 sinu selles ruudus, minul on siin üks kord täiesti olemas. ma ütleksin, kõik, kes on sündinud 1900 millegagi, siis kõigil meil on 9, on ju, mõnel võib olla seda väga palju, mõnel võib kolm kordagi olla, vaatame, mis see tähendab. kui sul on üks kord, siis inimene on võimeline õppima ja mõistma, kui teema teda huvitab ja selline hea vaimne potentsiaal on täiesti olemas. kui sul on 2 korda, siis sul on väga hea mälu, sul on selge mõtlemine ja sa suudad infot vaimselt ka töödelda ja seda edasi anda. ehk siis selline väga hea loogiline taip on sul. kui sul on 3 korda, siis sul on väga tugev intellekt, sul on tugev mõttejõud ja oskad süsteemselt analüüsida. sa sobid õpetajaks, teadlaseks, strateegiks ja nii edasi. kui sul on 4 korda või rohkem, siis sa võid liikuda liigsesse sellisesse ratsionaalsusesse ja sul võib kaduda või kaotada kontakti siis selle emotsioonide või intuitsiooniga. ja kui sul puudub, siis sul võib olla sellise vaimse õppimisega raskusi või siis üleüldse õppimisega koolis raskusi. ja see tähendab seda, et mälu ei tööta optimaalselt, et keskendumisvõime on selline nõrk. ja sellised inimesed võib-olla, ütleme, võib-olla raskusi raamatute lugemisega. või siis on see, et ei jää meelde sellised mingid teatud faktid. isegi siis, kui tahab õppida, aga ikkagi kuidagi meelde ei jää. siis soovitus on see, et harjuta loogika ja mälumängudega, et hakka nagu enda seda süsteemi kuidagi struktureerima, näiteks sudoku või ristsõnad on selleks väga head. ja võib-olla siis sinu õppimine toimub hoopis läbi kogemuste, aga mitte läbi raamatute. et siis pigem siis noh, ma ise kujutan ette, mul tuleb vägisi praegu üks poeg endal, kellel ei ole 9 vist üldse, ei ole jah. ja ma hakkasin mõtlema, jälle jagan praegu oma kogemustest, aga temal oli raamatute lugemisega raskusi, minul endal oli ka väga raske, ma koolis, issand jumal, kuidas seda oligi, see tehti ju mingisugune test või võistlus või? kes on minu vanune või kes sinnakanti nagu on enam-vähem, et kommenteerige ka, et kas teil oli koolis oli minu meelest aja peale pidid ära lugema mingi teatud portsu sõnu ja ma alati kukkusin kokutama seal, et ma ei suutnud välja ütelda neid asju. aga see, mis nüüd, kui sul nagu 9 ei ole, vaata, siis sul puudub ka selline, et sul ei jää nagu materjal meelde ja sul on raskusi võib-olla ka lugemisega. kuigi näiteks hiljem mulle väga meeldis lugeda, mulle meeldib praegu ka lugeda, et see on nagu huvitav, kuigi noh, see ei puutu jälle 9-sse, eks ju, ja puutub ka. ma loodan, et väga segaseks ei läinud, aga see mõte tuli mul väga-väga pähe, et kommenteerige, kellel on ka selline koolis olnud mingi aja peale lugemine, et kuidas teil on läinud sellega. minu arust õudselt tekitas stressi see. et kui enne oskasin lugeda, peale seda ei osanud üldse lugeda, hirmus oli. no vot, ehk siis see Pythagorase ruut ei anna siis lõplikke vastuseid, vaid avab justkui sellise arusaama siis sellest, et kui sul mingit teatud numbrit ei ole, siis ei tähenda, et sinuga on midagi lahti, vaid see, et sa saad ise seda nagu arendada, nii nagu minulgi ei ole teatud numbreid. ja tegelikult ju sünnipäevas, kuus ja aastas on kokku palju, 8 numbrit või? jah, 8 numbrit, nii et meil ei tule kunagi nagu peaaegu et üks kõik täis. okei, vahet pole. vahet pole, vahe on ka, ma jäin praegu lihtsalt mõtlema, et vaata, seda ma ette ei valmistanud selles suhtes ja et sa leiad läbi selle nüüd, kus on sinu sellised tugevused,
läbi nende kirjelduste sa saad ka aru, näiteks kui sul on seal 3 viit või siis 4 viit või rohkemgi, et miks sul on just nii, nagu need on, sa saad seal ise siis hakata seda tasakaalustama kuidagi või siis ühtede puhul, kui sul on neid rohkem. ja lahe oleks tegelikult teada, et jagage ka siin, et kellel on näiteks mingisuguseid numbreid 4 korda ja rohkemgi, et oleks väga huvitav, võib-olla paned väikse kommentaari ka sinna. et ükski number ei ole hea ega halb, nii nagu ma olen öelnud, ja üldse numeroloogias ei saa niivõrd nagu ütelda, et vot see on nagu täiesti nagu õudukas. selles suhtes, et kui ma vaatan näiteks sünnipäeva kuud ja aastat, siis seal alati leidub mingisuguseid neid numbrite kombinatsioone, eriti sünnikaardist tuleb neid nagu väga palju lahti. ja vaadates veel ka seda, et mis on sinu hinge missioon, siis no see on selline huvitav raketiteadus ja ma tahan siin muidugi veel ka rõhutada seda, et numeroloogia ei ole ennustus, et see on lihtsalt konkreetsed numbrite energiad ja nii see lihtsalt ongi. sul on seal mitu varianti lihtsalt, kas sa oled selline või sa oled selline, aga alati saab ise seda energiat tõsta erinevat moodi. et samas on see nagu imelihtne, kui ainult iseendaga tööd viitsid teha. see ei ole küll mitte midagi muud. selles suhtes, et ma olen öelnud ka oma klientidele, et issand, mu käsi tõusis ülesse, see on vist sellega seotud. noh, las ta siis olla. ma teen Zoomi kaudu seda videot sellepärast. ehk siis tahangi ütelda seda, et appikene, mul läks mõte meelest ära. ja et ei ole häid ega halbu inimesi, aga lihtsalt see, et kas me tahame iseendaga tööd teha ja samas ka see, et mul endal on ka miinuseid, millega ma tegelen. tean küll, kuhu poole peab teda sikutama, aga mõnega on ikka selline, et oh-oh-oh, natuke raskusi. aga küll me saame hakkama. no vot niimoodi. ja kui sul on soov jagada meiega, siis tee seda. ma olen väga-väga tänulik sulle, mulle meeldib kommentaari lugeda, ma alati kommenteerin ka sinna alla lõppu veel midagi või vähemalt panen sulle sõnumi, et ma olen selle läbi lugenud või läbi vaadanud ja kutsun teid ka sinna suletud Facebooki gruppi, rühma. et kui sul ei ole Facebooki, siis ei ole hullu, siis põhiinformatsioon ma niikuinii panen siin kanalil ülesse, aga suletud Facebooki grupis on siis selliseid väikseid testikesi ja muid asju, sõltub, mis mul seal pähe tuleb, mida ma jagada tahan või mida ma enda kohta uurin, siis ma panen seda teile ka sinna, et mida ma uurin. ja nii lihtsalt ongi ja koduleht siis numbritekeel.ee, seal saab siis liituda uudiskirjaga, ma pole mitte ühtegi uudiskirja veel kellelegi saatnud. nii et ma ei ole eriti suur pommitaja, nii et ma panen teile siis, kui on midagi panna, nii et ei ole vaja selle liitumisega karta eriti. et ma käin teid siin Youtube'i kanalil siis pommitamas ja Facebookis ka. aga egast midagi, suur aitäh teile usalduse eest ja kohtumiseni siis järgmistes videotes. ja kui teil on mingeid mõtteid, mida te tahate, et ma võiksin siin kanalil jagada, siis kirjutage mulle siis näiteks info@numbritekeel.ee ja pange sinna näiteks video idee või video mõte või teema, mida iganes, et siis ma loen neid kõiki seal. tšau, Merike numbrite keel.